Tere jälle, mina olen Janek, kodulehe avalikeesinemine.net autor ja avaliku esinemise koolitaja. Täna räägin ma sulle ühest inimesest, kes istub aeg-ajalt loengusaalis või kuulajaskonnas. Ta vaatab, mida sa räägid, ta kuulab ja siis ta aktiveerub ja ta hakkab olukorda häirima. Ta ei ole kunagi rahul sellega, mida räägitakse, sest ta arvab, et ainukene tark inimene selles saalis on tema. Seetõttu esitab ta sulle teravaid küsimusi ja tahab vahele segada ehk siis teeb kõike olukorra häirimiseks. Sa küsid, kes see inimene on? Lase ma tutvustan teda sulle. See on ninatark. Nimetagem teda täna niimoodi. Kui sa tabad ära, et sul on ninatark publiku hulgas, siis katsu aru saada, mis teda vaevab. Äkki tal on mingi probleem, mida sul on võimalik käigu pealt kohe lahendada, näiteks hea esinemisega. Nii et kui ta sulle esiotsa küsimusi hakkab esitama, siis katsu sellest küsimusest natukene kaugemale vaadata. Mõtle, et kas ta tahab tõepoolest vastust saada sellele küsimusele või tahab ta lihtsalt olukorda häirida. Mõned ninatargad on sellised, et nad vaevlevad tähelepanu puuduses. Ja seetõttu nad sulle igasugu kummalisi küsimusi ja asju esitavad. Nad tahavad, et neile tähelepanu pöörataks. Kui sa selle inimese ära tabad, siis vaata ja mõtle, mida sa temaga teha saad. Kui aga sa tunned ära, et on selline puhtakujuline ninatark, kes lihtsalt teebki kõike sinu olukorra häirimiseks, siis on mul sul mõningad nõuanded, mida sa teha võiksid. Esimene asi on see, et ära temaga kunagi vaidlema hakka. Kindel on see, et ninatargaga sina vaidlust ei võida kunagi. Keegi nupumees on kunagi täitsa tabavalt öelnud, seaga ei ole mõtet püherdada. Sellepärast te mõlemad saate poriseks, aga tema on see ainus, kes sellest rõõmu tunneb. Vaat see sama asi kehtib ka selle kohta, kui sa tahad ninatargaga vaidlema hakata. Tema tunneb sellest rõõmu, sina mitte, ja tavaliselt ei tunne ka ülejäänud publik sellest rõõmu. Paljud ninatargad on võib-olla ka sellised, kes on mingit pidi oma grupi liidrid ja siis ei julge keegi neile ka midagi öelda. Et seda enam, et kui sa vaidlema hakkad, sa kulutad lihtsalt omaenda esinemise aega ja ma kinnitan, sa ei võida seda vaidlust kunagi. Seetõttu vaata, et kui asi vaidluseks kipub minema, siis tee lihtne ettepanek. Ütle sellele ninatargale, et ma näen, et see teema teid huvitab ja mulle tundub ka see päris põnev olevat. Paraku see hetkel kulutab natukene meie teema läbimiseks mõeldud aega, ehk saame sellest rääkida pausi ajal või peale esinemist. Kui sa sellise ettepaneku teed, siis oma kogemustele tuginedes võin öelda, enamus ninatarkadest on selle ettepanekuga nõus ja kinnitan, et 99% nendest ka peale seda sinu esinemist ei tule sinuga väitlema. Ja kui nad ka tulevad, siis sa saad ju seda 4 silma all teha. Sa ei pea terve selle kamba eest tegema. Nii et ära kuluta vaidlemisele aega, sest sina ei võida seda mitte kunagi. Oluline asi, mida sa veel pead tähele panema, on see, et kui sa tabad sellise natukese vaenuliku publiku või need ninatargad seal kuulajate hulgas, siis sa ei tohi nende kommentaaride peal kunagi närvi minna. Niipea, kui sa lähed närvi, oled sa juba kaotanud. Seetõttu säilita oma mõnus muhe hoiak. Vaata, võib-olla annab asja lõõpides kuidagi lahendada. Kui ei anna, siis veel kord, tee ettepanek rääkida hiljem, sest muidu kulutad lihtsalt aega. Aga kui sa lähed närvi, annad sa ülejäänud publikule kohe negatiivse signaali. No mida ma võin näiteks tuua? Oled sa olnud äkki mingisugusele koosolekul, kus pea kõik on õigel ajal kohal, aga keegi viimane kutsutu jääb umbes 3 minutit hiljaks. Ja nüüd ülemus hakkab teda kõigi ees hurjutama. On ju ka ülejäänud koosolekul viibijatel kohe täitsa vastik alla selle pärast. Neid küll ei hurjutata, keegi teine saab peapesu, aga ikkagi. Vaat see sama olukord on esinemise saalis ka. Niipea kui sina siin ees närvi lähed, tunnevad ka ülejäänud ennast ebamugavalt. Ja annad välja endast ka muidugi negatiivse signaali. Üks asi veel. Sa ei tohi minna ka isiklikuks. Sa ei tohi solvama hakata. Niipea kui sa isiklikuks lähed ja solvama hakkad, on sinu jaoks kõik läbi. Sa oled selle publiku enda jaoks ära kaotanud, mitte ainult selle ninatarga, vaid ka need ülejäänud. Mitte kellelegi meist ei meeldi, kui isiklikuks minnakse ja terve kuulajaskonna ees seda enam veel.
See on jälle sarnane näide sellele nõupidamise näitele, mis ma just hetk tagasi tõin. Aga kuidas siis sa veel olukorda lahendada saad? Kaasa publikut. Ma olen küllaltki palju näinud selliseid olukordi, kus keegi üritab seal kuulaskonnas ninatark olla, üritab seda olukorda häirida ja enne kui mina midagi tehagi saan, on publik juba selle inimese paika pannud, öeldes, et kuule, ole vait, mida sa targutad, eks ju. Sest üks ainus inimene tahab olukorda häirida, ülejäänud tahavad kuulata. Nii et kaasa publikut. Sa võid ka otsesõnu nende käest küsida, et kuulge, et kuidas teile tundub, et kas te tahate mind jälgida, minu kõnest osa saada või siis tahate kuulata seda inimest seal. Ma kinnitan teile, sellised sõbralikud ja ma kinnitan sõbralikult esitatud küsimused rahustavad üsna tihti selle olukorra maha. Need kokkuvõtteks, mis sa tänasest siis meelde peaksid jätma. Kui sa tunned ära ninatarga publiku hulgas, siis ürita näha küsimusest kaugemale kahtlemata, et mida ta sellega saavutada tahab. Ära kunagi temaga vaidlema hakka, sest sina seda vaidlust ei võida ja sa kulutad sinu esinemiseks antud aega. Sa saad alati teha ettepaneku rääkida hiljem sellel teemal. Tee seda alati sõbralikult, ära mine närvi, sest niipea kui sa närvi lähed, annad sa välja negatiivse signaali ja publikule ei pruugi see väga meeldida. Ja muidugi ära mine isiklikuks. Kui sa lähed isiklikuks ja hakkad solvama kedagi, siis oled sa oma publikust kohe lahti saanud. Ja kõige viimasena, alati kaasa publikut ja tõenäoliselt enne, kui sa ise selle peale tuledki, on publik selle ninatarga ise juba paika pannud. Vahepeal aga, kui sul peaks esinemisega seoses mingisuguseid küsimusi tekkima või on vaja mingisugust abinõu saada, siis leiad sa seda minu kodulehelt, mis asub aadressil www.avalikesinemine.net. Seniks aga häid esinemisi!